Pinged Lähis-Idas ja nafta tarnehäired on tõstatanud küsimuse, kuidas mõjutab see kütuse hinda ja saadavust. Terminalijuht ei usu kütuse puudust, sest Eesti turu 2 tarnijat Orlen ja Neste ei sõltu naftast, mis tuleb läbi Hormuzi väina. Aasia rafineerimistehased sõltusid otseselt Pärsia lahe piirkonna toornaftast. Ja kui rafineerimistehas on juba projekteeritud ja ehitatud töötama kindla toornaftaga, siis seda ei ole võimalik asendada ei Brentiga ega ka VTI-ga USA-st. See on see põhiline põhjus ja see kaitseb ka tegelikult Euroopat. Siiski kogunesid sel nädalal Euroopa energeetikaministrid erakorralisele kokkusaamisele ning soovitasid tarbimist mitte ergutada ja pigem säästa. Ametlikke suuniseid siiski ei antud. Üks tegevustest on loomulikult, kui kütus on kallim, siis sellised säästunipid on kasulikud nii tarbijatele kui ka siis selle kütuse kokkuhoidmiseks. Ja need stsenaariumid, mida meie oleme näinud ettenähtavas tulevikus Euroopale sellist puudujääki ei näita, küll aga on hind kõrgem kui see, mis me oleme harjunud. Kõrge hind ongi hetkel see, mis inimesi nörritab. Riigilt samme oodata ilmselt ei maksa, jäi kõlama valitsuse pressikonverentsil. Me oleme ära jätnud aktsiisi tõusud, see on ligikaudselt 40 miljonit oli see hinnang riigieelarves. Praegu, vaatame nüüd, kui Jürgen tuleb, kirjeldab ära selle riigi rahalise seisu. Praegu meil riigi rahaline seis selline ei ole, et me võiksime väga suurelt lubada erinevaid maksulangetusi või lõtke, aga seda ma saan öelda, et me kindlasti jälgime kõike, mis toimub turgudel. Mina soovitan seda tunnet ka inimestes mitte tekitada, et neil on kütus üle jõu kallis, on olnud palju kallimaid, suhteliselt palju kallimaid aegu meil ja me üldiselt ikkagi ei pea ennast süüdistama sellest, mis toimub Ukrainas või Hormuzi väinas, kus ju tegelikult tarneraskused tekkisid. Kuid praegused naftatarne probleemid on vaid üks osa toimuvast. Sõna otseses mõttes kütuseturg on saanud infarkti, on intensiivravipalatis, vajab hapnikku, isegi kui sõda lõpeb, siis kõigepealt on vaja see kütuseturg tuua sealt intensiivravipalatist tavapalatisse. Kõik võtab tohutult palju aega, infrastruktuur on lihtsalt nii palju pihta saanud, millal see kõik korda saab. Ja siis, ma julgen öelda, et sellel aastal kahjuks väga rõõmustavat pilti ei ole, et hind kuidagi allapoole tuleks. Senised Aasia välised näited kütuse lõppemisest on pigem seotud ostupaanika ja odavama hinnaga rabamise tulemus, mitte puudus. Tarbimist soodustada kunstlikult ei tohi, oli ka ministrite kokkusaamise teine soovitus. Ma nüüd juhin tähelepanu ka rahvusvahelistele soovitustele. Üldiselt on nii, et kui midagi napib ja praegune kriis on eeskätt selles energeetikas just esimene, ehk kütusetarned võivad nappima hakata, siis kütusetarnete nappimist ei ole võimalik ravida sellega, et seda, mida sa napid, selle hinna viid sa alla ja suurendad selle tarbimist. See pigem viib järgmiste sellise kataklüsmiste sündmusteni, kus hakatakse panema piirhinda või piiratakse müümist. Probleem on pakkumispoolne ja nõudlust ergutada ei tohi. Ei tohi ka tuleb alles hoida hinnasignaalid ja tulupoolel meetmetena tuleb keskenduda kehvema toimetulekuga gruppidele. Praegu toimuv võib aga olla alles sissejuhatus järgnevaks ahereaktsiooniks, nendib Vaht. Diislikütus on ikkagi majandusele väga oluline sisend ja kui selle hind on kallis, siis lõppkokkuvõttes me ikkagi näeme, mida kauem Hormuz on kinni, me näeme ikkagi, võime näha väga halbu stsenaariume ja see ei olegi seotud ainult kütusega, vaid tegelikult juba teine ja kolmas ring. Lõppkokkuvõttes võib see lõppeda ka võib-olla toidukriisiga ülemaailmsega. Siin on väga palju erinevaid ringe, mis omavahel kõik sõltuvad diislikütusest.